Anders Abel on mu nimi, Netgrupis oleme circa vist paarkümmend aastat tegelenud erinevate kaubandusettevõtete digitaliseerimisega. Nii selle poolega, milles eeskõnelejad rääkisid, kus need keskkonnad, kus luuakse kliendile kogemus ja ka need keskkonnad, kus maannakse see kogemus kasumit teenima. Et äriettevõttel on tavaliselt kaks eesmärki, kliente meelitada ja siis teha seda ka kõige lõpus kasumlikult. Mõlema sellega on Netgrupp aja jooksul tegelenud. Hästi palju oli äratundmisrõõmu tänastes ettekannetes, hästi palju seda ilma milleta üks, kui öelda nüüd tehnoloogia ettevõte, nagu Netgrupp ennast defineerib või MTA klassifikatsioon ütleb, et me täna tegelikult head lahendust teha ei saa. On need samad kliendi kogemus, arusaamine, kellele mida tehakse. Ja ma arvan, et see, mis ka juba täna hästi kõlas, mis iseloomustab kogu seda on omnichannel. Ehk siis huvitav termin, mida ma olen üritanud siis defineerida alati eestikeelsena selliselt, et on kanalite üleselt joondatud turundus, müük, sortiment, klienditeenindus, tervikuna võttes kogemus ja nägu. Ehk siis see, kes sa oled, kuidas sa käitud, kliendiga olenemata, mis kanalist ta sinu juurde jõuab, sinu poole pöördub, sinu kohta uurib. Ja on näidanud tegelikult ka hirjutised uuringud, et järjest vähem on tegelikult keskmise tarbija jaoks seda eriti kõige uuemas generatsioonis, kes me tarbijaskonda liituvad. Vähem oluline see, et millises kanalis ühe kauplejaga kokku puututakse. Ehk siis nii-öelda füüsiline, virtuaalne äpp, sotsiaalmeedia, see kõik hakkab muutuma selliseks turundajate õudusunenägu hakkab muutuma selliseks blurriks, et nad on niisugune pall, amorfne asi, millest keegi otseselt ei suuda öelda, et siin on õige sissepääs ja seal ei ole õige sissepääs. Aga teistpidi see annab väga palju nagu võimalusi, et sul tekib võimalus katsetada julgemalt, katsetada väga erinevate kombinatsioonidega, olla leidlik ja nutikas, nagu päeva alguses öeldi, et need, kes tulevad välja nagu hästi safe'ide või kindla peale minekud lahendustega, tõenäoliselt ei ole homsed teerajajad, et nad kordavad minevikku ja siis kordavad seda mõnikord hästi, mõnikord mitte nii hästi. Ja kindlasti, mis tuleb ära märkida, on see, et mitu kliendile pakutavat kanalit ei võrdu omnichannel. Selles mõttes, et sul on olemas e-pood ja füüsilised poed, see ei pane kuidagi moodi võrdusmärki omnichannelile. Omnichannel tähendab seda, kui nad käivad ühte jalga. Ehk siis kliendi nad päriselt ka, mul on ükskõik, kas ma astun su füüsilisse brick and mortar story või ma tulen su iseteenindusse või e-poodi või mis iganes on see formaat, mis digitaalselt sinu äri jaoks töötab. Aga jagaks selle nagu 4 teemasse, et hea nagu omnichannel vähemalt siin peegeldan meie kogemust, mu enda isiklikku kogemust ettevõtetega töötamisel, et 4 kategooriasse. Kliendi tundmine on esimene aspekt, mis väga palju määrab seda, et mida üldse teha ja kellele me seda teeme. Teine on siis klassikaline turundus, et meil on vaja tuua inimesed selle brändi juurde, selle poe juurde, sinna veebipoodi, füüsilisse poodi. Kolmas on kaubad ja hinnad, mis mõjutavad seda kliendi kogemust paljuski seda, et mida sa pakud, kuidas sa pakud, milliste hindadega ja kogu see pool. Ja viimane, millega on võimalik endale lüüa kas võidukella või kirstunaele, on kliendi teenindus. Ehk siis kõik see, mis keerleb sinu müüdavate toodete ümber. Ehk siis see, kuidas sinu bränd, sinu ettevõtte päriselt käitub. Ja siin oli väga häid näiteid selle kohta, kuidas väga hästi käitutakse, teades klienti ja on näiteid, kuidas nii hästi see ei õnnestu. Ja ma lähen nende 4 teemaga natuke sügavuti, toon mõningaid näiteid ka praktikast. Esimene on kliendi tundmine. Siuke mütoloogiline küsimus, et kes on siis meie klient ja siis kes on meie parim klient. Huvitav ja üllatav on see, et aasta-aastalt on see paremaks läinud siiamaani. Ma kohtun päris tihti päris suurte brändide ja ettevõtetega, kus selline küsimus tekitab segadust esialgu. Kui ma küsin, et kas oskad mulle öelda, kes su klient on? Ja nad ütlevad, et äriklient. Ma ütlen selge, tore. Mis asi on äriklient? Et ostab suures mahus ja koguseid ja siis ta ei taha väga ägedat e-poodi ja vaata need pildid ärgid ja siis me teeme siukse, meil on siuke kataloogilaadne lähenemine, et Excel ja tabel ja cool töötab. Siis ma küsin, et aga mis sa arvad, et kes selles ärikliendis selle otsuse teeb, et sult osta? Kas see on ka mingi äri, kes seal sees on siis ja ostab? Ei ole, see on inimene. See on päriselt inimene, see on see sama näide, mis öeldakse, et reaalsus ka on see B2B, kas või täna toome näite, reaalsus on see, et inimesed on võimelised väga suure
käibega tellimusi tegema niimoodi, et nad enam ei vaja seda müügiesindajaga kohtumist face to face. Nad on võimelised seda tegema online'is aga samas seal taga on ikkagi inimene. Seal taga on see sama inimene, kes minut enne vaatas Instagramis, kuidas tema sõbra koer tegi tagurpidsaltot. Täpselt see sama inimene. Ja see, et ta nagu on äriklient praegu, ta ei vaheta tegelikult oma mütsi ja riideid ära, kui ta nüüd ma esindan ettevõtet ja nüüd ma olen nagu Anders Saabel eraisik. Et kui mul on sinuga kehv emotsioon, siis vahet pole, millist juriidilist keha ma esindan, kas füüsilist isikut või ettevõtet. Ja selle kliendi tundmise puhul mulle meeldis see küpsiste küsimus. Siin võib-olla üks näide, mis ma tahtsin ka tuua, et tegelikult see küpsised aru saadab. Meil on Euroopa Liit, kes ja ma ütlen, ma ei ütle midagi halba sellega nagu inimeste isikuandmete ja kaitse ja kõige muu suhtes, see on väga okei, seda peabki tegema, sellepärast et seda, me oleme näinud ka näite, kus seda globaalselt ekspluateeritakse, mis ei ole okei, inimese andmetega ja isikuandmetega ümber käia. Aga need küpsised ei ole täpselt mitte ainukesed, mis iseloomustavad teie klientidena, et järjest enam ja õnneks on see nagu populaarsus nagu kasvav, mida mulle meeldib näha, on see, et päriselt vaadatakse nagu neid andmeid, mis tulevad sulle täpselt nendest samadest kassas tehtud tehingud, inimese pöördumine garantii case'idega, kuidas need lahenenud on, inimese pöördumine toodete vahetustega, tema tagastused, mis on temaga seotud, siis tema üldse ostu nagu profiil, mis laadi tooteid ja kuidas ta ostab, millise intervalliga, kas sellest lähtuvalt on emotsiooniostja mitte, et need kõik asuvad tegelikult enamik ettevõtete erinevates infosüsteemides. Nüüd on küsimus see, et tänapäeval tasub nad kõik kokku tuua, panna ühte mudelisse ja sinna peale ehitada kas siis business insight või business intelligence, ärianalüütika eesti keeles. See iseloomustab võib-olla kõige paremini seda, mida ma mõtlen selle all, aga lihtsalt sissevaade päriselt sellesse, mida sa mõjutada saad. Et meile meeldib mõelda, me teeme analüütikat ettevõtetes, teeme bilansi ja kasumi aruande tasemel. Tore, mida bilansi ja kasumi aruanne sulle näitab. See näitab seda, kuidas sa eelmine kuu käitusid, mitte seda, mida sa mõjutada saad. Sa ei saa selle põhjal, see on nagu kaalunumbri vaatamine, et ma lähen, vaatan kaalunumbrit, suur on. Tahaks, et oleks väiksem. Kuu edasi vaatan uuesti ja ikka suur. Aga mida sa tegid vahepeal? Et nagu käisid trennis, sõid paremini, et neid aspekte tasub vaadata ja seda tegelikult on võimalik teha ilma ka ainult neid küpsiseid vaatamata. Neid andmepunkte, mis sul seal on väga palju. Neid on võimalik kokku tuua, nutikalt kokku kombineerida ja selle pealt nii-öelda päriselt analüüsida, kes su klient siis on. Isegi kui sa oled eestlasik ja ei julge küsida, et lähedki ja ütled, et ma tõesti, ma küsin mõnikord, et kas sa oled mõne oma kliendiga rääkinud. Päris crazy, kuidas ettevõtted, mis teevad süke 70–100 miljonit eurot käivet Eestis aastas. Ütleme, ma küsin, et millal viimati sa läksid kliendi juurde ja küsisid, mis ta tahab. No mis ta päriselt tahab? Ja nad ei ole seda teinud. Sellepärast, et eeldus on, et me oleme nii kaua äris olnud, et me ju teame oma klienti. No ikka tegelikult võib-olla ei tea kõige paremini. Ja siis mõnikord ma ütlen, et aga teeme asja lihtsaks. Sa ise ei peagi oma näoga minema. Ma olen ise. Ma küsin, sinuni veel. Et mis nad tahavad, miks nad ostavad, miks nad üldse tulid sinu juurde, miks sa neile meeldid või veel tähtsam, miks sa neile ei meeldi konkreetsel päeval või üldiselt või nii edasi. See aitab sind kõige rohkem. Ehk siis andmete kogumine, integreerimine, kokku korjamine ja nutikas analüütika on tehniliselt kindlasti need asjad, mille suunas vaadata tasub. Turundus. Me rääkisime sellest, et nii-öelda kogemus või omnichannel eeldab seda, et kliendi kogemus sinuga suhtluses on kogu aeg ühesugune. Me näeme sellist ka piltide näol, näeme sellist eelmise sajandi lähenemist, millel on ka veel lisaks üks väike humoorikas tahk, et panna suur billboard, mis ütleb, et ära vaata telefoni ja siis samal ajal, et äkki saada sõnum, et kuidas aru saada, et sa ei tohiks sõnumit saata roolis. Ja seal juures on nii-öelda turunduse puhul on see küsimus, et see kõik saab alguse sellest samast kliendi tundmisest. Ja meil on täna hästi suur tahtmine olla võimalikult paljudes kohtades oma turundusega. Hästi suur virvar, et kas nagu TikToki peaks minema, Snapchat, kus nad on, mis nad teevad. Küsimus pigem on selles, et see otsus saab olla lähtuda sellest, et kui palju sa oma klientide kohta nagu päriselt uurinud oled. Et mis kanalid nad ühelt poolt kasutavad ja teiselt poolt, et mis kanal neid ka huvitab sinu brändi kontekstis. Sest näiteks ma olen näinud case'e, kus me vaatame peale koos turundajatega, et me tegime mingid kampaaniad, läksime Instagrami, proovisime seda, kolmandat ja
ja ei tulnud seda tulemust, ei tulnud mingisugust müügikasvu, ei tulnud sealt selles sortimendi lõigus, nendes brändides ei tulnud, noh, kasutasime influencerit, proovisime miljon erinevat asja. Ja siis tuleb jällegi see sama küsimus, et aga kas sa küsisid klientide käest, kas nad päriselt ka tahavad sihukest sisu näha selles kanalis sinu kohta? Et kas sa oled nagu relevantne, kui sa sellega lähed või sa peaksid olema väljas hoopis sellise nii-öelda awareness tüüpi asjaga nagu see Prisma peremarketi vastuskiri, mis annab nagu iseloomustab sind, inimest brändi taga või inimeste gruppi brändi taga, kes mingisuguseid väärtusi esindavad. Ja turunduse puhul on kindlasti ka see, et noh, sama andmete kogumine ja nutikas selline sõnumite jaotamine eri tehniliste kanalite vahel, et meil on täna mitmeid platvorme, mis võimaldavad tegelikult turundussõnumite nagu juhtimist automatiseerida, jaotada turundussõnumite erinevaid osasid, neid planeerida paremini, kui vanasti pidi eraldi ettevõtte poole pöörduma, mis oli meediaplaneerija, neid järjest vahetatakse välja, neid platvorme on turule tulnud ja tulemas veel. Ja neid tasub kasutada, sellepärast et seal annab sulle võimalus ka katsetada. A-B testing on väljend, mida turunduses kasutatakse, IT-s kasutatakse ka päris pikka aega juba. Ehk siis muuda väikesi asju ja vaata, mis efekt sellel on. Et muudagi ära esilehel bänneri asukoht, vaata, mis toimub. Ja siis, kui võimalik, monitooriga seda, et kui inimesed sinu reklaami peale reageerivad, kuhu nende kursor, noh, ideaalis silmad, aga see on natuke keerulisem välja selgitada, aga kuhu nende kursor näiteks arvutis liigub või kuidas nad käituvad oma näpuga sellel telefoni ekraanil, kui sa oled kasutanud ühte maandumislehte või teist maandumislehte. Ehk siis seda trackingut tasub turunduses kindlasti aluseks võtta. Kaubad ja hinnad, igipõline temaatika, just aitan ühte ettevõtet, kellel on 800 000 SKU-d sortimendis, 100 000 müüvad aktiivselt. Ja neil on sama mure, et kuidas saavutada olukord, kuidas kõigi nende toodete hinnad veebikanalis ja füüsilistes poodides igal pool oleks ühetaolised, nende väärtuspakkumine oleks üks ja sama ja et nad ei petaks klienti, sellepärast et me kõik oleme, ma loodan, me oleme näinud neid ägedaid, kas need on siis Õhtuleht või sotsiaalmeedia, kus iganes nad levivad, et vaata seda pilti, et kus on inimese näpp on mõne jaeketi selle hinnasildi rea juures niimoodi, siis ta on liigutanud ära selle allahindlus hinna ja taga paistab odavam hind. Klassikaline viis oma brändi suhteliselt kiiresti ära lörtsida. Noh, on see inimese eksitus, on see midagi muud, aga selles mõttes, et hinnastamise käekiri on üks asi, mis väga mõjutab täna tarbijad. Ja see on täpselt ka seotud sellega, et meil tulevad turule need, kes pakuvad seda asja igal juhul odavamalt. No, mingis teatud segmentides nad pakuvad massi pealt odavamalt. Meil on midagi teha. See tähendabki seda, et ausus läbipaistvus hinna suhtes peab olema nii-öelda hästi lahendatud. Seal me räägime tavaliselt erinevatest nii-öelda integreerimisvõimalustest, et su kassa ja hinnastamine oleks nii-öelda keskselt juhitud. Teed sa seda majandustarkvaras või teed sa seda tootehaldus-platvormis, ükskõik mis on nii-öelda eelistus või valik olnud, aga et see peegelduks laiali siis nii-öelda kõigisse kanalitesse, kus sa seda kuvad, et sinu Instagrami reklaami nii-öelda selles selgitustekstis oleks sama number, mis on e-poes, mis on sama number, mis on füüsilise poe hinnasildil. Et kui sul on reaalselt käimas kampaania või näiteks, kui sa tahad mingit toodet promoda. Ja mille poole kindlasti liigutakse, meil on sinna veel natuke, ma arvan, maad aega, et see päris reaalsuseks muutub. Aga suurtel turgudel suuremate mahtudega juba tehakse tehnilisi lahendusi, on personaalne hinnastamine. Ehk siis reaalselt tulevikus see variant, kus minul ja sinul ja sinul ja sinul ei pruugi sellel tootel olla alati täpselt mitte sama hind. Sellepärast, et meil kellelgi ei ole selle toote suhtes ka sama väärtuse ootus. Minu jaoks võib olla, ma ei tea, ma toon elulise näite. Minu jaoks on näiteks müra summutavad kõrge kvaliteediga seetõttu kallid kõrvaklapid, mitte nagu luksusost, vaid commodity, sest ma pean reisima palju. Ehk siis ma kasutan neid suhteliselt intensiivselt, mis tähendab, nad kuluvad läbi ikka. Minu jaoks on nad rohkem nagu kulutüüpi ja ma ostan neid tõenäoliselt tihedama intervalliga kui keskmine tarbija, aga kellegi teise jaoks on ta siuke, ma nüüd sain võimaluse osta siukse asja või kultuslikud tooted nagu, ma ei tea, iPhone 14 Pro Max.
et seal on ka tegelikult erisuse, kes ostab seda, kui vaatab seda kui töövahendit, see on erineva väärtusega kui see, kes ostab seda kui statementi, kui see, kes ostab seda kui elus esimest korda tekiks võimalus täiesti värske lõhnaga iPhone osta. Et see on kindlasti tulevik, see nii-öelda nende ostuajaloo kliendi elu ja väärtuse arvutusest lähtuv hinnastamine. Ja see on ka üks asi, mis ma tahaks südamele panna, et kui te jälgite täna ja mõtlete selle peale tõnuda hästi välja, et äri algab siis, kui tuleb 50% tagastusi, e-poodide mõttes, et kas see igas segmendis nii on, aga lõpuks on see, et kui te mõtlete oma kliendi elu ja väärtuse peale ja suudate selle välja arvutada ja panete enamik neid liigutusi ja investeeringuid sinna konteksti, siis päris mitmed asjad hakkavad loogiliselt päris kenasti kokku klappima. Enne seda tundub, et kõik asjad on kallid. Minule meeldib öelda, et kallis on siis, kui sa ei tea, mis sellest vastu saab. Siis on kallis. Et kui sa tead, mis on asja väärtus või sa suudad välja mõelda, kus see sulle tagasi teenib, siis on lihtsam põhjendada investeeringuid ja liigutusi. Ja teine pool on see, et mida ma tihti kuulen, eriti nii-öelda nendel, kes tegelevad siis füüsilise poeketi ja e-kaupadega või e-kaubandusega kokku, on see, et ma ei saa ju teha asjadele sammu hindust, mul on erinev kulubaas. Et mul on üks läheb ühest jaotuskeskusest ja seal ei ole poodi, seal ei ole personali, seal on ainult laotöötajad ja siis kuna ma serveerin sealt oma e-poodi asju, et siis ongi erinev hind. Ja et umbes e-poes ma pean olema konkureerivam, sest seal on teises aknas Amazon lahti. Ma arvan, et see minu vist oli see hea jalanõude näide, sorry, aga need telefonid on meil ikka käe külge liimitud ja see ei ole ainult superätak, millega nad seal kinni on, selles mõttes, et see Amazon avatakse ka su poes füüsiliselt, ilma väga suure valehäbita. Et selles mõttes ei tasu seda peljata, pigem on see küsimus, et kui sa suudad kliendile oma hinnakujunduse teha selliselt, et sa tõstad kas või mõlemas kanalis 1% seda hinda või tõstad 3%, selle asemel, et need käärid seal vahel oleks, siis summa summarum kanalite üleselt võib see kliendi elu ja väärtuse kõver sulle näidata, et ta teeb ikkagi sama palju osta, võib-olla teeb rohkemgi, sest su käekiri on ühtlane. Ja see viib meid viimase punktini, kliendi teeninduseni sellest 4, mis nagu juba öeldud, et ma hiljuti lugesin ühte uuringut, ma arvan, et Forbes vist jagas seda edasi, aga see oli väga, väga fundamentaalne point oli selles asjas, et seda tehti vist UK, Ameerika ja äkki oli Saksa turg ka sinna kaasatud. Tehti uuring ja tulemus oli see, et 78% tarbijaskonnast on valmis andeks andma kaupleja eksimusi, kui tema suhtumine ja suhtlemine ja kliendi teenindus on piisaval tasemel. 78%. See ei ole täpselt mitte väike number, see läheb täpselt sellesse konteksti, mis ma ütlesin, et kui te mõtlete kliendi elu ja väärtuse peale, siis seda teeb iga turundaja ja müügiinimene, et iga uue kliendi leidmine on kõvasti kallim kui olemasoleva säilitamine, ehk siis suhte hoidmine. Ja 78% näitab seda, et isegi kui täna oleks kehvasti, aga kui sa suudad kommunikeerida ausalt läbipaistvalt, olla operatiivne infot jagama ja teha ennast hästi ligipääsetavaks igasuguste lisateenuste või tagastuste garantii kõige muu juhtimisel, siis suurema tõenäosusega, 78% suurema tõenäosusega see klient võiks sult osta veel. Et kui sa seda ei tee hästi, siis võid mõelda, et 78% kukub ära. Võib-olla natuke markantsem, niimoodi mõelda. Ja kliendi teenindusest sama näide, ma nendest kõrvaklappidest puhtjuhuslikult ei rääkinud, hea näide, Eesti näide, elektroonika müüja, ostsin kõrvaklapid, mis teenisid mind truult umbes pool aastat ja siis üks nendest andis otsad. Lihtsalt lakkas töötamast. Karbist välja, üks pool töötab, teine ei tööta. Mõtlesin okei, et oli meeles, kust ostsin. Läksin veebiteenindusse, autentisin ennast ära, Smart ID-ga äkki. Ühesõnaga oli vaja 4 numbrit, et teataks, kes ma olen. Võtsin oma isiklikust ostuajaloost välja selle konkreetse ostu, milles oli see kõrvaklapi baar sees, mis oli 6 kuud tagasi tehtud. Ütlesin sealt, et sellega on jama. Et andsin teada. Tootega probleem. Järgmine liigutus oli see, et tootega probleem. Mulle reaalselt kirjutas inimene, kes ütles, et saad sa natuke kirjeldada. Kirjeldasin, võtan karbist välja, üks töötab, teine ei võta isegi pilti ette.
tehti ilusti sellest vormistus, öeldi, et jaa, meil oleks ainuke ebameeldiv lüke, mis nüüd on vaja teha, on see, et sa peaksid korra minema mõnda meie poodi, et lihtsalt anda need üle, et noh, füüsiliselt need klapid läheksid nagu garantii haldusesse. Noh, pole hullu, läksin kontorist koju minnes tee pealt läbi, andsin need klapid ära, sain vastu koodi, mis töötab samas keskkonnas, kus see iseteenindus on. Sain ka automaatse SMS teavituse, kus saan trackida, et mis garantii seis on, mis töö, kus kaugel see töö on. Ja lõpuks, ja siis umbes 6 päeva hiljem sain tagasi täiesti uue paari klappe. Ei saanud vastust, et meile tundub, et te olete selle klapi kuskile vette käinud. Ei saanud seda, et äkki me üritame parandada, võib minna 1,5 kuud. Vaid see lahendus oli see, et ma olin kogu aeg up to date, ma teadsin, kui ma tahtsin vaadata, et selge, mul on vaja ülejärgmisel nädalal olla lennuki peal, kus ma tahan, et lisaks mootorimürale ja kellegi puhkusel lastega koos veedetud puhkus ei ole asi, mis mul nagu tööreisi ajal häirida võiks. Ma tahaks, need klapid on kõrvas. Ja ma saan seda trackida, ma saan seda vaadata, et kuidas seda tehakse. Ja see on võib-olla see nagu eripära. Noh, miinusnäide on ühed spordikaupade müüjad, kelle käest ma ostsin õnnetult ühe sporditarbe. Ei olnud rahul sellega, siis läksin, kuna ma veebist abi ei saanud, siis läksin poodi. Poes pidin täitma ära üks paberankeedi, meelde tuletama, millal ma selle ostsin. Isegi tšekki oli vaja alles hoida. See oli minu jaoks ikkagi täiesti, see oli südant lähestav. Selles mõttes, et tšekki majandus on ikkagi nagu mingi asi, millega ei tahaks tegeleda käesoleval aastal, eriti mitte. Ja tulemuseks oli see, et edasi oli teadmatus. Ja siis helistati mulle 10 päeva hiljem, et ja me leidsime mingisuguse lahenduse. Vahepeal oli täielik teadmatus. Ja see lahendus, et ma pidin nagu füüsilisse poodi minema, ma jätsin vahelt ühe seiga välja, et kui ma esimene kord läksin, siis mulle tehti selgeks, et tegelikult sa ikkagi ostsid selle toote ja see oligi selline. Kuule, ma ei taha nagu nõus olla sellega. Ehk siis võib-olla enam kui kindel, et kui mul järgmine kord on vaja sarnast sporditarvet, siis seda ma sealt vahest küll ei osta. Ja üldiselt on küsimus, mida ma sealt tahaksin osta. Vähemalt teatud aja. Inimene unustab. Mingi aja pärast ma unustan ära ja kui sa oled piisavalt palju mul kogu aeg teadvuses mingite reklaamide või mingite sõnumitega, mis nagu haagivad natuke, siis ma komistan su poodi tagasi, aga mingiks ajaks oled sa mu ära kaotanud. Sest nagu emotsionaalselt see barjäär, mis tekib, on päris tugev. Ja see klienditeeninduskanalite ülene tehniliste lahenduste mõttes, lihtsalt näitad, mida ma ise olen implementeerinud, et kui sul on kassasüsteem, mis on nagu vähegi nutikas või sul on kassasüsteem, mida on võimalik natukenegi nagu kas laiendada või edasi arendada, pane sinna see tahk külge, et kui inimene nagu suudab öelda oma isikukoodi, mis öelda, panna oma ID-kaardi sinna kaardilugejasse, siis sa päriselt ka näed, kes ta on, mida ta ostnud on, anna oma kassapidajale see võimalus olla täpselt sama nutikas, nagu on sinu majandustarkvara, nagu on sinu e-pood, kus me tundub, et see on loogiline. E-pood ju ikka teab ostuajalugu. Aga mis kassa ei või teada? Et võiks ju teada täpselt samamoodi. Et andke need võimalused läbi nende integratsioonide andmevahetuste. Ja klienditeeninduse platvormi mõttes on küll IT-s väga levinud, aga tegelikult on igasugused helpdeski platvormi asju, mida saavad kaubandusettevõtted väga edukalt juurutada samamoodi, et oma kliendi garantiihaldust, lisateenuseid, kõike muud nutikalt juhtida niimoodi, et antakse ka ligipääs kliendile sellele infole. Ja nagu öeldud, et pange ka oma veebi klienditeenindus inimese moodi võimalikult käituma, et täna on meil on Askly-sugused tegelased, kes on tulnud välja sellise inimesele väga lähedase klienditeenindusega veebis. Meil on mitmed eesti keeles küll, kahjuks eesti keele eripära on see, et meil ei ole väga häid päris robot-chatbotte, mis eesti keeles suudaks inimese mulje ette. Et saadakse järjest paremaks, aga sinna veel natuke maad on jäänud. Aga neid platvorm on. Ja kui midagi muud üle ei jää, siis ma ühele kliendile soovitasin reaalselt, et võta endale miinimumpalgaga inimene, kelle sa nii palju investeerid, et teed talle selgeks, mis su toote sortiment on ja vähemalt 9 mingisugune 5 on seal chati taga inimene, kes suudab inimestega suhelda. Mida teha? Kokkuvõtteks kogu andmeid, süstematiseeri, analüüsi järelda ja loo lahendusi integreeri. Tehnilises vaates ma ütleks, asi, mis teid aitab sammu võrra edasi, on mõelda, milliseid andmeid teil kokku vaja on, et olla parem kaupleja, et oma klienti paremini tunda, et teha nutikamaid kaubanduslikke juhtimisotsuseid ja selle aluseks on integratsioonid ja andmete kokkutoomine. Ja eeliskõnelejad natuke korrates õpi päriselt oma klienti tundma, eelistades integreeritud lahendusi ja analüüsi ja parenda. Pidev areng on see, mis sind aitab.
väärtuslikke kliendisuhteid kõigile. Aitäh! Aitäh! Kas keegi tahab Andersi käest midagi küsida? Mulle tundus väga intrigeeriv see, et sa tõid selle personaalse hinnastamise teema uuesti lauale, et minu meelest mõni aeg tagasi nagu oli see vist Amazon ja võib-olla veel mõni nagu üritasid sellega vist katsetusi teha, aga ja ma saan aru, et see niisugune teema, mis ma ei tea, kas Lenno läks ära või, aga et ökonomistidele see nagu väga meeldib, see loogika, eks ole, et kui kellelgi tundub mingi asi väärtusliks, võiks tema käest küsida rohkem raha sellest, see on nagu elementaarne majandusloogika, et muidugi. Ja ma saan aru, et nii-öelda tehnilisel tasandil seda võimalik ka mingit tasemel lahendada. Nüüd probleem tekib siis, kui astuvad sisse psühholoogid, kes kirjeldavad, kuidas inimesed reaalselt käituvad ja see tagasilöök, mida vist ka Amazon tajus, on see, et inimesed tundub see äärmiselt ebaõiglane. Eriti veel, et kui sa oled aru saanud, et see on mulle kasulik sellepärast, et ma olen sinu püsiklient ja mille tulemusena püsiklientina ma maksan kõrgemat hinda. On sul nagu mingisugune retsept, et kuidas sellest väiksest komistuskivist üle saada, et siis nüüd ikkagi see kasum koju tuua? No lühidalt kokkuvõttes ega kõige huvitavam oled maamunal ongi inimene, on ju. Et ega see, et me psühholoogiliselt solvume teatud asjade peale, mille peale teine inimene ei oska arvata, et me võiksime solvuda, see on mõnes mõttes paratamatus. Ma arvan, see tehniline nagu lähenemine sellele, ja miks ma ütlesin ka, et see kindlasti täna ei ole aktuaalne reaalsus, et me nüüd nagu Amazoni näitel, et katsetatakse, nagu katsetati tehisintellektiga kunagi, et nüüd katsetame nüüd seda personaalset hinnastamist. Et ma arvan, et seal reaalsem pigem on see, et minna nagu kõigepealt teatud nii-öelda tasemel segmendipõhise hinnastamise ja just sellest nii-öelda kliendi elu ja väärtusest ja neid omavahel võrreldes vaata, et kellele me, ja seda ilmselt mängitakse välja pigem läbi teatava discoundi, mitte nii, et vaata, et see Amazoni, ma arvan, Amazoni üks nagu error oli see, et nad ütlesid välja, et see sinu hind. Ja siis on see, et miks mina olen halvem või kui ma olen parem, siis ma olen rind kummis, yes. Ma olen parem kui teised, ma sain odavamalt. Aga kui ma nagu ei saa nii odavalt, siis on jama. Et pigem on see, et täna nagu ma pigem soovitaks, kuidas me oleme seda katsetanud teatud vähemalt segmendi tasemel klientidega, on niimoodi, et võta suurem natukene grupp oma kliendi portfellist, kus sa neid väärtusi suudad arvutada, kliendi elu ja väärtus sulle ja tee seda läbi pigem allahindluse, dünaamilise nagu allahindluse, et kuva seda ka kui dünaamilist allahindlust, mitte nagu sinu personaalset hinda, sest siis tekib see võrdlusmoment ja oht, et tõesti, et sina parem, mina halvem ja see on halb emotsioon. See kipub brändi ära lõhkuma, et kui sa kedagi nagu jätad halba valgusesse. Hea soovitus. Aitäh, Andres! Jah, suur tänu!